Tervist, head Fookuses saate vaatajad, jälle räägitakse Eestis vihakõnest, kuna Euroopa Liit on asunud nõudma Eesti Vabariigilt, et vihakõneseadus tuleks karmistada ja hiljuti olid siin ka artiklid, kus siis Eesti Euroopa Liidu parlamendi saadikud avaldasid oma arvamust vihakõne karmistamise suunal. Ainsad, kes seda ei toetanud, oli EKRE Jaak Madisson ja Isamaa Riho Terras. Kõik teised ütlesid, et tegelikult tuleks Eestis niinimetatud vihakõneseadust karmistada sellisel viisil, et vihakõne ja sellele järgneva teo vahel ei oleks enam mingisugust seost, vaid inimese võiks põhimõtteliselt kriminaalkorras süüdi mõista pelgalt kõnelemise pärast. See on see Euroopa Liidu selline peamine idee selle vihakõne juurutamisel. No mis mõtteid need statistikad sulle avaldasid, kui sa nägid, et põhimõtteliselt kõik Euroopa Liidu parlamendi Eesti saadikud on selle poolt, et kiiresti Eestis nii-öelda poliitiline tsensuur käiku lasta? Ja mis mõtted need tekitasid? Ühtegi uut mõtet ei tekitanud muidugi. Paraku kõik ikka need samad vanad tumedad mõtted, et järjekord näeme seda, milline on see orjameelsuse manifestatsioon, et kuidas see kohutavalt ebameeldiv ja eemaletõukav probleem ennast taaskord ilmutab, millest me siin stuudios oleme paljudel kordadel läbi aastate rääkinud. Vaatasin ka neid eurosaadikute kommentaare, võib-olla neid võib isegi lähemalt siin tsiteerida. Mõtlesin selle peale, et huvitavalt mitte ühestki seisukohast ei vaata vastu mingisugust reaalselt argumenteeritud positsiooni, mis osutaks sellele, et meil on ühiskonnas mingisugune reaalne probleem, mille põhjused on meile teada ja nüüd me võtame kasutusele teatavad meetmed selleks, et kõrvaldada need põhjused, mille kaudu siis ületada ka probleem. Mitte mingisugust sellist lähenemist, puhas loosunglikkus, puhas selline ideoloogiline, truualamlik kuulekus, mis väljendub läbi sellise hoiakus, et noh jah, kui keskvõim on ikkagi nõudnud, et no eks siis tuleb teha, et ega midagi teha ei ole siin. Ja tõepoolest, et ma ei tea, kas vaatame korraks neid, ma olen selle artikli kahjuks praegu kinni pannud omal ekraanilt, ma ei saa nüüd lugeda, aga sul on vist ees. Minul on see ees, siit ma võin lugeda näiteks kohe sotsiaaldemokraatide saadiku Marina Kaljuranna nägemust sellel teemal. No sotsiaaldemokraatide ja Marina Kaljuranna puhul ilmselt mingisugust üllatusmomenti ei tule, nii nagu ka tegelikult liberaalide, ehk siis Ansipi ja Yana Toomi puhul ja sotsiaaldemokraatide teise saadiku Sven Mikseri puhul, kes kõik toetavad niimoodi väga jõuliselt vihakõne seaduse karmistamist Eesti Vabariigis, aga tuleme siis Marina Kaljuranna juurde. Minu esimene hinnang on, et see piirang tuleks maha võtta, ehk siis karmistada seadust. Vihakõne on vihakõne ja isegi kui ta ei põhjusta mingisugust terviseriket, ei ole ohtlik elule varale, tuleb selle eest karistada. Aga ei saa väita, et meil ei ole vihakõne juba praegu kriminaliseeritud. Ta on meil tegelikult kriminaliseeritud, ütleb Kaljurand. Aga siis selline seos, ehk siis vihakõne ja konkreetsete tagajärgede vahel tuleb lõhkuda ja tuleb lihtsalt siis põhimõtteliselt kõnelemine mingitel teatavatel teemadel, mingite teatavate sõnadega kriminaliseerida. Nii nagu see poliitiline nii-öelda suukorvistamine nõuab igal pool Euroopa Liidus. Jah, ja päris mõtlema panev ju, et peaks kriminaalkorras karistama inimesi teatud seisukohtade väljendamise eest, isegi kui sellise seisukoha väljendamisega pole mitte kellelegi mitte mingisugust kahju põhjustatud. No, kriminaalõiguslikult on tegemist täieliku anomaaliaga mitmel põhjusel. Esiteks on kahju tekitamine väga oluline element, mille puhul me saame rääkida reaalsest kuriteo koosseisust. Kahju ei ole, milles seisneb siis kuritegu, eks? No jah, ma ei tea, kas see reegel on päris absoluutne, näiteks ma ei tea tapmiskatse, eks ole, et kus ka nagu pandi toime teatav tegu, ütleme tagajärgi otseselt ei ole, aga see on pigem nagu asjaolude hea kokkulangevus, et seda tagajärgi ei saabunud. Aga intentsioon oli selgelt tulemas tappa inimene. Jah, intentsioon oli reaalselt põhjustada väga tõsine kahju, eks. Aga antud juhul me ei saa seda analoogiat ka kasutada, sest see ei oleks täpne, sellepärast tegemist on lihtsalt teatavate seisukohtade väljendamisega. Nii. Ei pruugi olla isegi kellegi kohta konkreetselt, ühegi inimese kohta konkreetselt ja ei pruugi olla kõige vähematki kahju ilmnenud ega ka tõestatud seda, et on mingisugune põhjuslik seos selle seisukoha väljendamise ja ilmnenud kahju vahel.
Ehk teisisõnu kriminaalõiguslikult, nagu juba öeldud, täiesti anomaalne kuriteo koosseis sellisena. Ja sellisega see anomaalsus loomulikult ei piirdu, sellepärast, et ma olen küsinud paljudelt inimestelt, kaasa arvatud advokaatidelt, justiitsministeeriumi ametnikelt, mõnelt prokurörilt, kas keegi oskaks mulle pakkuda välja mingisuguse vähekenegi kriminaalõiguse baasprintsiipe rahuldava määratluse sellest, mida kujutab ennast vihakõne. Nii, definitsioon, palun. Kuriteo koosseisu määratlus, palun. Ja see on kohutavalt oluline printsiip, sellepärast, et karistusõiguses on üks kõige fundamentaalsemaid printsiip üldse juba Rooma aegades, sest nullum crimen sine lege. Ei tohi olla ühtegi kuritegu ilma selleta, et see on seaduses määratletud kuriteona. Nii, ja sellest printsiibist omakorda tuleneb see, et kuritegu peab olema määratletud sellisel viisil, et keskmise intellektiga normaalsel inimesel on võimalik aru saada, millisest teost käib siin jutt. Nii. Ja nüüd antud juhul mitte keegi ei ole suutnud mitte kunagi ja ei suuda edaspidi ka, sellepärast, et see ei ole probleemile nendes inimestes, et probleem on printsipiaalne, määratleda, mida see vihakõne siis endast kujutama peaks. No öeldes mingi grupiviisiline halvustamine või solvamine või ma ei tea, mingi diskrimineerimise õhutamine, nii, aga palun hakake nüüd määratlema, see on solvamine, eks? Objektiivselt määratletud, iga inimene võib solvuda ükskõik mille peale. Nii, see ei ole objektiivne määratlus, keegi tunneb ennast puudutatuna niimoodi. Halvustamine. Mida see tähendab? Mida tähendab halvustamine? Kui ma näiteks ütlen kellegi kohta, et ma ei tea, ma ei tea, mis iganes, et sotsialist, ma ei tea, pedofiilia kuriteos süüdimõistetud isikud ei peaks töötama lasteaedades, eks ole, sellepärast, et nad ei ole usaldusväärsed, nii halvustad, eks ole, et inimene on juba karistuse ära kandnud, eks ole, ta ei ole enam kurjategijana käsitleda, nüüd sa halvustad teda tema teatava mineviku tegevuse pärast. No, ma ei tea, kas ma tohin sellest seisukohta väljendada või tohi, eks, et väga lihtne küsimus. Ja noh, ma ütlen, et küsimusi on siin veel, et kokkuvõttes kriminaalõiguse vaatevinklist on tegemist täiesti absurdse olukorraga. Marina Kaljurand, kes on õppinud õigusteadust omal ajal, peaks ju tegelikult teadma seda. Ometi nendele probleemidele ei pöörata mitte mingisugust tähelepanu, justkui neid probleeme ei eksisteerikski. Ja noh, kõik need teised, kes siin on esitoodud, ega nende seisukohad ei ole kuidagi paremad, veel halvemad, sest Kaljurand vähemalt osutab sellele, et meil tegelikult juba on ju kriminaliseeritud see ühiskondliku vaenu õhutamine. Lihtsalt tahetakse seda koosseisu lõdvendada. No ta ei ole kriminaliseeritud, kui päris ausale, ta on väärteona määratletud, mitte kuriteona. Aga karistatav tegu on, aga teised ei pööra isegi sellele üldse tähelepanu. No näiteks Andrus Ansip toob selle vihakõne kriminaliseerimise hoopis huvitavasse konteksti. Tema räägib vihakõne kriminaliseerimisest ainult sellises poliitilises kontekstis. Niimoodi, et kui sa lubad, ma tsiteerin seda Ansipi sõnul, tema suhtumine aastate jooksul on muutunud. Ma ei oleks kõige halvemas unenäos osanud ette kujutada, et poliitiline kultuuritus ja ka vihakõne on aktuaalne teema aastal 2020 Eesti Vabariigis. Kindlasti peaks sellega rohkem tegelema. See ei ole sõnavabaduse küsimus. Nii siis sõnas Andrus Ansip, viidates eelnevalt sellele, et kui Euroopas see direktiiv aktsepteeriti 2012. aastal, tema ütleb 2012, esitati Vabariigi Valitsusele kooskõlastamiseks eelnõu, millega siis Euroopa Liidu raamotsus üle võtta. Jah, võib-olla see raamotsus on varasem. Et see õhkkond oli siis teissugune ja igasugused valitsuse katsed vihakõne kriminaliseerimisseadusesse üle võtta, leidsid siis Ansipi sõnul tõrjuva hoiaku, süüdistati suukorvistamises ja kõiges muus. Nii et tegu on sellise puhta nii-öelda poliitilise kliima küsimusega, et kuna meil on siin nüüd EKRE ja mingisugused muud erakonnad, eks ju, ja poliitiline kliima on tänu liberaalide ja konservatiivide väga tugevale vastuseisule niimoodi teravnenud, eks ju, siis tegelikult tuleks seda asja lahendada, nii ma tõlgendan Andrus Ansipi sõnu sellega, et me hakkame kriminaliseerima ja kinni keerama neid kraane, et inimesed võiksid vabalt oma arvamust vabas ühiskonnas väljendada. See on siis nüüd Ansipi endise kommunistliku EKP funktsionäri, omaaegse EKP funktsionäri lahendus sellele probleemile, kuidas Eesti Vabariigis näiteks nii-öelda väga tõsist võimu ja riigi võõrandumist ja võõrdumist rahvast kuidagi siis nüüd lahendada siin Eesti Vabariigis ja rahva üha kasvavat absurditunnetust ja ka ütleme siis mingit teatavat õigustatud viha Euroopa Liidu poolt edendatud poliitikatele maha suruda. Et siin ma võin seda tõlgendada ainult ühel viisil.
Ja kui kommenteerida seda sinu endist väidet, eks ju selle Marina Kaljuranna osalt, siis et mitte keegi ei ole suutnud pakkuda vihakõne selget definitsiooni, siis loomulikult seda ei suudetagi pakkuda, sest tegu on ju ideoloogilise seadusega. Ja tegu on ideoloogiliselt suukorvistava meetmega, et ühiskonnas vaba diskussiooni maha suruda. Ja tegelikult vihakõne määratlus, ma arvaksin, et see on pigem seda just pigem ei taheta selgelt välja tuua, sellepärast et mida ebamäärasem see on, seda suurema meelevaldsusega seda saavad rakendada kohtud, seda suurema meelevaldsusega sellest saab süüdistada ja see muutub selliseks üldiseks süsteemivastaseks kuriteoks, niimoodi, et inimestele edastada sellist sõnumit, et ükskõik mida te süsteemi ametliku ideoloogia, sellise euroliberalistliku ideoloogia vastu meile siin räägite, põhimõtteliselt on tegu kohe vihakuriteoga. See on väga sarnane muuseas sellele, mida Nõukogude Liidus käsitleti nõukogude vastase tegevusena. See oli põhimõtteliselt selline tegevus, mida võidi panna peale ükskõik kellele, alates, ma ei tea, kriminaalkurjategijatest, lõpetades heliloojate ja ma ei tea, lõpetades siin Stalini ajal näiteks Eesti ja Pallase kunstnikega, keda kõik 40ndate aastate lõpul, 50ndate alguses süüdistati nõukogude vastases tegevuses. Puhtalt sellepärast, et nad tootsid teatavat tüüpi kunsti. Muuseas Adamson-Eerik, kes oli alguses kaasajooksiks stalinistliku režiimiga, sai täpselt selle sama malakaga. Ta süüdistati nõukogude vastases tegevuses ja mees pidi minema nahaparkaliks kuskile, eks ju. Et see on nüüd hea näide sellest, et mida see vihakõne ja sellised üldised ideoloogilised raamterminid suudavad ühiskonnas teha, nad tegelikult genereerivad hirmuõhkkonna. Ja see ongi see peamine eesmärk, ma arvan, mida siis nendega tahetakse saavutada. Täpselt nii. Jah, ma oleksin võinud võib-olla ennem ka juba sealt edasi minna selle sama selgitusega, et miks see on nii problemaatiline, et kriminaalõiguses, kui karistusseaduses, karistusseadustikus määratletakse kuriteona mingisugune tegu, mis ei ole selgelt määratletud, mis ei ole piiritletud, et me ei saa täpselt aru, millisest teost jutt käib. Ja see on problemaatiline kahel peamisel põhjusel. Esiteks, seesama, mis sa praegu kõige viimasena osutasid, et see tekitab hirmu õhkkonna, sest keegi täpselt ei tea, kust läheb see piir lubatud ja lubamatu sõnakasutuse vahel. Milliseid seisukohti ma tohin veel väljendada, näiteks võimukriitilised või valitseva ideoloogia suhtes kriitilised ja millised ei tohi. Nii. Ma ei tea, ütled midagi näiteks reformierakondlaste kohta, et kõik reformierakondlased on ju parajad sulid näiteks, ütled sellise asja kuskil kommentaatoris välja. Lubatud või mitte? Et sa ju õhutad selle vaenu mingisuguse grupi kuuluvuse alusel näiteks võib väita. Või ma ei tea, et minu arvates on kõikide välisriikide sõjaväelased Eesti Vabariigi territooriumil element, mis ei peaks siia kuuluma, nii Vabariigi territooriumile. On see nüüd kooskõlas kehtiva seadusega või ei ole kooskõlas? Kas ma õhutan nüüd vaenu kellegi suhtes või ei õhuta? Ühesõnaga, mida ma öelda tahan, on see, et piiri me ei tea, kus asub. Ja ma olen varem toonud seda näidet, et kui sulle öeldakse näiteks seda, et kuskilt siit sinu kodu lähedalt algavad maamiinid, et ära siit teelt nagu väga kaugele mine, eks ole, välja sinna põllu peale. Natuke võid minna ka, aga ära eriti kaugele mine niimoodi. Millise praktilise järelduse selle siis teed, eks? Öeldakse, et kusagil on need miinid ka teele lähemal, kusagil on kaugemal, aga ma täpselt ei tea ka niimoodi. Terve mõistusega inimene järeldab kohe, et ära astu palun sinna põllu peale üldse, eks ole, et ära hakka proovima, kas see on 5 meetrit või 10 meetrit või 50 meetrit või 100 meetrit. See on nii umbmäärane määratlus, eks kusagil sealt natukene teest eemalt algavad, eks. Ja tulemuseks on see, et ei julgegi minna. Sinna põllule ei julge mitte keegi minna. Ja sõnavabadusega tekib sama probleem, et sa ei julgegi minna, ütleme, natukenegi eemale sellistest väga turvalistest tsentristlikest positsioonidest, sest vastasel juhul sa oled juba ohtlikul territooriumil. Nii, seda esiteks. Ja nüüd teiselt poolt tuleb vastu see probleemi teine aspekt, ehk see, et need, kes on võimul ja need, kes saavad otsustada selle üle, kelle suhtes ja milliste seisukohtadega seonduvalt kriminaalmenetlust algatada, saavad oma meelevaldsuse kaudu pidevalt neid piire nihutada. Ja nad saavad neid nihutada mitte üldiselt kõigi jaoks, vaid nad saavad neid nihutada ka spetsiifiliselt ühe konkreetse isiku represseerimise jaoks. Valitakse välja mingisugune subjekt, näiteks mingisugune, ma ei tea, kas on ajakirjanik või on ta, miks mitte meie siin näiteks, või keegi poliitikutest,
kes on väljendanud näiteks mingisugust seisukohta, et väga kriitiline immigrantide suhtes, et immigrantid tuleb saata maalt välja, eks ole, kui nad on pannud toime kas ühe kuriteo, eks. Mingit juttu ei ole, sest ei, nüüd sa käsitled nagu kõiki immigrante, kes on, ma ei tea, mingisugusegi kuriteo ühe samadel alustel vaenu õhutab. No ühesõnaga, fantaasia on siinkohal piiritu, eks. Ja saab sulle väänata nii, et sa oled õhutanud vaenu ja nüüd hakkame kriminaalmenetlus sinu suhtes pidama. Või nagu see Päivi Räsase kaasuseks. Tsiteerid piiblit selles suhtes, mida piibel ütleb homoseksuaalsete suhete kohta. Ja nüüd on tal vist 4 paralleelset kriminaalmenetlust korraga pooleli Soomes. Sellepärast, et tema on õhutanud ühiskondlikku vaenu piiblit tsiteerides. No see on hea näide. Valitakse keegi välja ja tehakse näidispoomine. Nii. Ja mis on see näidispoomise efekt omakorda, jälle teiselt poolt vaadatuna, on see, et inimeste julgus nüüd sinna põllule astuda nii-öelda, kahaneb veelgi, ei minna sinna teele ka enam, et parem, et mitte sattuda sinna lähedusse üldse. Nii et kahtlemata on tegemist selliste, kuidas öelda, ideoloogiliste kuriteo koosseisudega ja kahtlemata on kogu see asi suunatud sellele, et vaigistada igasugust ideoloogilist ja poliitilist opositsiooni. Ja Nõukogude Liiduga siin võib tuua nagu mitmel suunal paralleele, sest igasugused revolutsioonilised liikumised toimivad alati sarnasel viisil. Kui mitte täpselt samasel, siis sarnasel. Et ega siis ju ei nähta enda poliitikates, enda sammudes mingisugust süüd selles, et inimesed ärrituvad. Ei ole ju niimoodi, et näiteks tuleb Reformierakond ja sotsid ja hakkavad Eesti Vabariigis kooseluseadust läbi suruma ja siis, et nendes on mingid probleemi. Et selles protsessis, millega seda tehti või selles jultumuses ja valetamises ja vassimises ja koos nende nii-öelda Riigikogu komisjonide seal mängimises liikmete ümber mängimises ja jamades ja valetamises ja inimestele näkku valetamises ühiskonnas, et selles oleks mingit probleemi. Ei, selles ei ole ju probleemi, tähendab. Nemad on alati õigel positsioonil, nii nagu Nõukogude Liit, kes kehtestab põhimõtteliselt nii-öelda paratamatut ideoloogilist ajaloolist protsessi, viib seda edasi ja nüüd probleem on nendes inimestes, kes selle protsessiga kaasa ei tule. Nii, muuseas hiljuti käis läbi USA saadiku selline lause Poola suunal, USA-Poola suursaadik, ütles seda, et te olete valel pool ajaloolist nii-öelda joont. Vale aja, kuidas nüüd öelda siis, valel poolel ajalugu. Valel poolel, eks ju. Et õigel pool on siis nüüd need LGBTI rahvas, eks ju, ja valel pool on need, kes üritavad kaitsta seda elementaarset nägemust perekonnast, eks ju. Vaat see on selline tüüpiline revolutsiooniline kommunistlik, sügavalt kommunistlik, marksistlik lähenemine tegelikult. Olles Trumpi poolt nimetatud Poola suursaadik, eks ju. Erakordne ülbus ja totrus ka. Vist ütles veel lausa niimoodi, et inimõigused on olulisemad kui katoliku usk ja Poola kultuurilised traditsioonid. Ta viitas sellele. Ja, täpselt. Aga et tuleme selle sama juurde tagasi, et nendes, kes seda peale suruvad, kes inimestele, kes ühiskonnale vastu võetamatut ideoloogilist projekti peale suruvad, nendes ei ole mingit probleemi. Probleem on nendes, kes reageerivad sellele. Ja reaktsiooni loomulikult vaigistatakse sellega, et kuulutatakse see reaktsioon kas Nõukogude vastaseks kuriteoks, vihakõneks või kõik milleks ja parimal või halvimal juhul pannakse selle eest pokri või kulagisse. Eks see on see nagu peamine nagu idee, aga teades seda olukorda, ma arvan kindlasti teades seda olukorda ja tunnetades neid paralleele. Siin selles artiklis, mille me Objektiivis välja tõime, aga mida ka Postimehes, mida me siin oleme nüüd tsiteerinud, minule meeldis siis nüüd jutumärkides, kõige rohkem, ma tean, et sulle ka vist meeldis, kõige rohkem Carri Ginteri Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsendi ütelus ja sõna seal selles artiklis, kus ta ütles, et Eesti nõuete puhul peab seal olema mingi reaalne oht, need direktiivid aga ütlevad, et piisab lihtsalt ähvardusest endast, nii, ükskõik siis mingi suvaline vihakõne. Ei ole ainult ähvardus, selle ka solvang või mingi ükskõik mingisugune, ma ei tea, mingisugune, tegelikult ka poliitiliselt nii nimetatud ebakorrektne
mingisugune väljendus. Halvustamine, solvang, diskrimineeriv sõnakasutus. Ma tsiteerin edasi, minu õiguslik ja isiklik arvamus lähevad lahku, ma arvan, et meie seadus sellisel kujul on mõistlik. Nii, iseenesest Eesti seadus on täiesti mõistlik. Meie arvame ka, et see on täiesti mõistlik. Nii, aga EL-i õiguse mõttes on meil tõesti rikkumine, ütles Ginter. Ta lisas, et vihakõne kriminaliseerimisse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt, ent kui EL-i õigus nii ütleb, siis me sellest ei pääse, sest kui EL-is on midagi kokku lepitud, tuleb see ka vastu võtta. On siis Ginteri seisukoht selline seal Postimehe artiklis. Et võt see on nüüd hea näide, et iseenesest on ju mõistlik, iseenesest Eestis on kõik nagu enam-vähem korras, eks ju, aga vaata, kui nüüd nagu üleliiduline otsus tuleb ikkagi nagu plenaariumilt kuskilt, mingisuguselt kompartei, ma ei tea, mis plenaariumilt tuleb üleliiduline otsus, vaata, siis ei ole mitte midagi muud teha, kui see lihtsalt vastu võtta. Võt selline lähenemine ja nagu väga brutaalselt välja käies. Ja see minu hinnangul ei ole mitte midagi muud kui selline hea näide sellisest orjameelsest suhtumisest. Jah, see on väga kahetsusväärne seisukoht tõesti, et ma tunnen Carri Ginterit väga hästi, me töötasime koos ülikoolis kolleegidena ja ta on üks Eesti juhtivaid advokaate, üks tippadvokaat ja samuti Tartu Ülikooli Euroopa Liidu õiguse selline juhtiv õppejõud, eks. Nii et ta ei ole ka nagu mees metsast nii-öelda. Ja see seisukoht tõesti, ma loen selle uuesti ütlesid, ta lisas, et vihakõne kriminaliseerimisse ei tohiks suhtuda kergekäeliselt, ent kui Euroopa Liidu õigus nii ütleb, siis me sellest ei pääse, sest kui Euroopa Liidus on midagi kokku lepitud, tuleb see vastu võtta. No jah, kui sa algatuseks tunnistad, et probleemi ei ole, kõik on hästi meil. Meil ei ole mingisugust ühiskondlikku probleemi, mingi tohutu vihakõnega ja ma ei tea, mingi vihakuritegude, kõige sellega ei ole ju. Näita mulle mingid vihakuritegusid, mis Eestis toimub. Mida mustanahalised lüüakse maha, sellepärast et mustanahalised või homoseksuaalidele minnakse tänaval kallale või no ma ei tea, mis näited siin veel võiks tuua. Valgete kapuutsidega mehed käivad mööda linna ringi ja lintšivad inimesi niimoodi nahavärvi või seksuaalse sättumuse. Aga seda ei ole isegi vaja nagu karikeerida, eks ole. Ütleme nii, et isegi nagu tagasihoidlik ilminguid ei ole. Et valgetest kapuutsidest on asi väga kaugel peal, et ei ole üldse mitte midagi nagu. Ma ei tea, kas sa oled reaalselt kuulnud 2020. aastal mingist vihakuriteost kuskil, et kus kedagi tõesti füüsiliselt rünnati tulenevalt tema grupi kuulust juutidele mindi kallale kuskil või mustanahalistele või homoseksuaalidele. Mina ei ole kuulnud. Mina ka ei ole kuulnud. Probleemi ei ole. Ja ütleme, isegi kui mingid asjad on kellelegi öeldi tänaval midagi halvasti või nii edasi, see on marginaalne probleem. Ometi, kui tuleb keskvõimult korraldus, et tuleb lihtsalt kriminaliseerida teatavad seisukoha väljendused, mis on ideoloogiliselt arvatud ebakorrektseks, siis lüüakse kulpi ja tuleb teha, eks ole, midagi pole teha, et anti käsk, täita tuleb, vajadust ei ole, aga teha tuleb. Ei tohi sellisele suhtumisele nagu maad anda. No miks ei või öelda lihtsalt, et kuulge, me lihtsalt ei tee seda, ongi kõik. Teete meil trahvi, me ei maksa teile, ongi kõik. Hakkake siis represseerima, kui tahate nagu Poolat ja Ungarit, et kuskilt läheb piir, see on meie riikliku väärikuse küsimus. Meie tagame oma kodanikele sõnavabaduse ja teie ei sunni meid oma kodanikke represseerima, sellepärast, et nad väljendavad seisukohti, mis teile ei meeldi. Kõik. Milles probleem on? Kuidas see nii raske on? Mina poliitikuna ei näeks küll mingi probleemi, ütleks otse ära lihtsalt. Siis täpselt see ongi ju see, mida sa praegu kirjeldasid, see olukord, et põhimõtteliselt üleliiduline keskvõim Brüsselis tuleb ja ütleb Eesti Vabariigi kodanikele, et meie üleliidulist pahemliberaalset ideoloogiat juurutades teie asehalduritena peate oma enda kodanikke hakkama represseerima meie poolt ette kirjutatud vihakõne määratluste ja vihakõne seaduste järgi. See on kogu see asi nagu väga lihtsalt nii-öelda keskvõimu positsioon, et peale suruda Eesti Vabariigi siis täidesaatvale võimule seda, et nad peaksid üleliiduliste juhiste järgi hakkama oma enda kodanikke represseerima. Ja see on seadusandlikule võimule, täidesaatvale võimule ja kohtuvõimule kõigile, et see lõpp. Ja siin ongi see küsimus, et mina ei saa nagu aru sellest, et miks ei võiks siis öelda, miks peavad meie kohalikud inimesed toimuma niisuguse aparatšikutena niimoodi, et antikorraldus siis tuleb täita niimoodi, siin ei tohi vastu vaielda, Euroopa Liidule vastu ei vaielda, ei tohi, eks, või ei saa, et siin meil ikka tuleb teha. Ja paistab see väga selgelt silma ka nendest Eesti eurosaadikutest, et need inimesed on ju Euroopa Liidu parlamenti valitud selleks, et esindada Eesti rahva huve Euroopa võimustruktuuride ees. Aga kui me nüüd reaalselt vaatame, mis toimub, siis 7-5 toimivad täpselt vastupidi, esindavad Euroopa Liidu huve, aidates neid huve siis Eestile peale suruda. Ainult Madisson ütleb niimoodi, et ma näen iga päev seda ideoloogilist survet, siin tuleb Eestil ja
teistel riikidel kogu see surve pikalt saata. Noh, väga hästi öeldud, noh. Tulebki pikalt saata, rafineeritult, soliidselt, sest ei tule, unustage ära, teil ei ole mõtet rohkem meile sel teemal rääkida, me niikuinii kindlalt ei tee seda. Seni, kuni meie vähemalt võimul oleme, eks ole, kui sotsialistid saavad võimule, et siis võite nendega rääkida. Meie ei tee, mitte mingil juhul ei tee, nii, kõik. Ja Terras ütleb ka, et vihakõne politiseerimine sellisel kujul, nagu see praegu on, ei õigusta ennast, noh. Jah, no Riho Terras ütleb seda ilmselt rohkem nagu poosist tulenevalt, aga ta võiks öelda ilmselt vastupidist, kui talle selline signaal antakse, aga no, head ütles. Hea ütles vähemalt, selline positsioon on praegu küll välja öeldud. Nii, ja mida ma tahtsin veel mainida? Vaata, sa asutus enne Ansipile. Kuidas ta ütleski, mida sa tsiteerisid, kus see koht oli, et see ei ole sõnavabaduse küsimus, see koht? Leiad sa selle üles korraks, selle koha? Kui vaatame. No, kus see siis nüüd on meil? No, kui ei leia, pole ka midagi, et ma lihtsalt tahtsin asutada sellele, et see on üsna levinud seisukoht, et see ei ole sõnavabaduse küsimus. Ma olen pannud tähele, mitmed ütlevad seda, et vihakõne ei ole sõnavabaduse küsimus, sest ega vihakõne ei kuulu üldse sõnavabaduse kaitsesfääri. See on mingi muu asi üldse, eks. Ja see on nüüd üks suur fundamentaalne vale. Kindlasti peaks sellega rohkem tegelema, see ei ole sõnavabaduse küsimus, nii ütleb Ansip. Ja võt see on üks põhimõtteline küsimus, millele me võiksime korraks peatada. Kuidas ta ei ole sõnavabaduse küsimus? Ma tean, et Vilja Kiisler on sellist juttu rääkinud, ma ei tea, Lobjakas on ka rääkinud, mitmed erinevad, Kristel Paris on rääkinud, et see ei ole sõnavabadus, seal on rääkinud Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskuse endine juhataja ja teised, et see on justkui nagu mingi teine sfäär, et sõnavabadus on loomulikult see sfäär, kus on kaitstud väljendusvabadus, aga vihakõne ei kuulu üldse selle alla. Ja see on absoluutselt ja totaalselt vale seisukoht. Nii, alustame sellest, et sõnavabaduse alla kuulub absoluutselt igasugune ideeline, verbaalne eneseväljendus. Mitte verbaalselt suulise mõttes, vaid ka kirjutatud. Igasugune ideede väljendus võib olla ka pildis, helis, sõnas, kõiges, kõik, absoluutselt kõik kuulub sõnavabaduse alla. Kõik. Nüüd sõnavabadus loomulikult ei ole absoluutne ja sõnavabadust võib piirata. Et Euroopa Inimõiguste konventsioon ütleb seda ütleb samamoodi Eesti Vabariigi põhiseaduseks, paragrahv 45. Ütleme, igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muid informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Nii, see on sõnavabadus. Igasugust informatsiooni, ükskõik millisel moel. See on. Ja siis ta ütleb samas paragrahvis teine lause, seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel, nende ameti tõttu teatavaks saanud riigi või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna ja eraelu kaitseks, samuti õiguse mõistmise huvides. Nii. Ehk ühesõnaga seadustab välja terve rea aluseid ja tingimusi, milledel võib sõnavabadust piirata. Aga see originaalne positsioon, just kui meil oleks teatud seisukoha väljendud üldse sõnavabaduse alt välja arvatud, et siin me ei pea üldse hakkama arutamagi seda, kas selliseid seisukohti, selliste seisukohtade väljendamist tohib piirata ja millistel tingimustel tohib piirata. See on nüüd selline mustkunstniku trikk, mis üritatakse ära teha, millele tuleb täiesti ühemõtteliselt vastu olla. Ei ole nii, et need, kes on võimul, need otsustavad, et milline on nüüd üldse sõnavabaduse sfäär ja milline eneseväljendus ei kuulu üldse sõnavabaduse sfääri. Ja nüüd see, mis on sõnavabaduse sfäär, see allub nüüd põhiseaduslikule kontrollile, eks ole, et siin me peame vaatama, millise piiranguid tohib kehtestada, millisel tingimusel. Aga see ala siin, no siin me ei hakka üldse mitte midagi arutama, et siin paneme just kriminaalmenetluse nuiaga pähe ja ongi kõik vangi lähed niimoodi. Võt see on vale. Sõnavabaduse piir on siis põhimõtteliselt see, kus arutatakse kuskil Euroopa komisjonides Euroopa direktiivide kehtestamise üle. Kas seda teha praegu, 2 kuu pärast, võib-olla natukene Mari ütleb, et võib-olla tegelikult võiks nagu 1,5 kuu pärast, ilmselt küll, ja. Et see on nagu sõnavabaduse piir, et inimesed saaksid siis nagu arutada poliitiliselt korrektses piiris, mingisugust poliitilist korrektset juttu ajada, mitte reageerida nendele sigadustele, mida näiteks keskvõim läbi surub, mitte väljendada oma vastuolu nendele revolutsioonilistele protsessidele, nagu perekonna lõhkumisele, rahvusriigi lõhkumisele, mida Euroopa Liidu keskvõim läbi surub. Ja see on siis nii-öelda välja arvatud sellest sõnavabaduse piirist. See on siis mingisugune muu tegevus, see on vihakõne, see on poliitiline vastutegevus, see on täpselt sama, nagu Nõukogude Liidus oli Nõukogude vastane tegevus. See on Nõukogude Liidu vastane tegevus.
kohus, eks ju. Ja sa võid küsida ükskõik milliselt põhiõiguste õppejõult, näiteks ma ei tea, küsi Ülle Madiselt, kes on õiguskantsler või küsi riigikohtunikelt või kellelt iganes, need samad inimesed, kes seda juttu räägivad, küsige nende käest, kas on mingisugune eneseväljendus, mis põhimõtteliselt üldse ei kuulu sõnavabaduse alla. Ei ole, kõik vastavad sulle kindlalt, et ei ole. See on Euroopa Inimõiguste Kohtu pikaaegne praktika, kõik kuulub siin alla. Solvav eneseväljendus, räuskamine, lämisemine, mölisemine, mis iganes verbi sa tahad siin kasutada, kõik, absoluutselt kõik kuulub sõnavabaduse alla. See ei tähenda, et see kõik peab lubatud olema, eks? Sest on teatud legitiimsed alused, millel võib piirata ja tingimused, millel võib piirata. Aga lähtepunkt peab olema see, et kõik kuulub sõnavabaduse sfääri. Nii. Jah, nii et sellega ei saa mitte kuidagi nõus olla. Ja no mis sellega muidugi seondub, on see, et jällegi, me näeme siin tohutut meelevaldsust, eks ole. Kes on nüüd siis see, kes hakkab otsustama, mis üldse kuulub sõnavabaduse sfääri ja mis ei kuulu? Et ütleme, nõukogude vastane propaganda, nõukogude vastane õõnestustegevus ilmselgelt ei kuulu sõnavabaduse alla, eks ole. Siin me ei hakka midagi arutlema ega kaaluma ega mõtlema, et see siia ei mahu, eks. Ja samamoodi nüüd, et kui sa ikkagi oled ideoloogiliselt nagu ketser, aga me siis, kuule, ketserit sõnavabadusest ei hakka siin midagi nagu arutama. Jaa, siin see on väga oluline tähelepanek, see sõnavabaduse sfääri olemasolu. Muuseas, Eestis on hästi rahastatud grupeeringuid, kes seda vihakõne seadust on 151. paragrahvist, kriminaalkoodeksi paragrahvist pidevalt kogu aeg nii-öelda mööda hiilides üritanud ühiskonda sisse masseerida. Üks nendest on Inimõiguste Keskus, kes just hiljuti tuli muuseas välja jälle järjekordse uue mingisuguse kampaaniaga, olles juba eelnevalt siis 2017. aastal välja tulnud oma kurikuulsa uniformi äpiga, kus siis sa Inimõiguste Keskusele kujutad sa ette teha neid mingisuguseid siis raporteid, eks ju, mida väidetavalt siis Inimõiguste Keskus ise menetles, eks ju. Aga nüüd on siis uuesti tuldud välja mingisuguse kampaaniaga ja sedapuhku juba siis ka koostöös Eesti politseiga, et kus on siis mingisuguse Läti-Leedu inimõiguste organisatsioonidega koostöös projekt Bongo raames, mida siis rahastab Euroopa Liit ja ka kodanikuühiskonna sihtkapital, on tehtud terve rida erinevaid videosid ja siis inimõigused.ee lehel saate siis teavitada vaenukuriteost sellele telefonil niimoodi. See uudis käis meil Objektiivis läbi, seda uudist muuseas raporteeris LGBT ühendus ka. LGBT ühendus on kaasatud sellesse, Eesti LGBT ühing on kaasantud sellesse protsessi algusest peale. Eesti Inimõiguste Keskus ja LGBT ühing teevad pidevalt kogu aeg koostööd, tegu on nii-öelda valitsusväliste organisatsioonidega, aga selgelt valitsusorganisatsioonidega Sotsiaalministeeriumi alluvuses põhimõtteliselt. Viivad ellu seda ideoloogilist programmi, mida Sotsiaalministeeriumi telgitagused soovivad Eesti ühiskonnas ellu viivat ning on väga heldelt ka maksumaksja rahadest siis rahastatud. Aga see on, millele ma tahan siin tähelepanu pöörata, on just nimelt see, et põhimõtteliselt need organisatsioonid Euroopa Liidu rahastusel pidevalt kogu aeg tegelevad selle lobitööga ja lobitööga politsei juures, eks ju, siis konkreetse seaduse järelevalvaja juures, keda masseeritakse just nimelt reageerima niinimetatud vaenukuritegudele. Ja see on väga oluline ja väga tähelepanuväärne samm Eesti ühiskonnas. Aga kas seal oli isegi vist selline asi, et nagu politseile mingi koolitusi tegemas sel teemal või? Jaa, nad on nagu pidevas kogu aeg seoses selle politseiga, et siin on meil nagu huvitav on see, et selle uniform äpiga
seoses, oli nagu jäi ebaselgeks, et mis see äpp nüüd on, et kuhu see raport läheb, eks ju, et kas tal on mingisugust seost politseiga või mitte, seal väideti vist, et alguses oli, aga tegelikult tuli ikkagi välja, et see läheb lihtsalt Inimõiguste Keskuse ametnikule. Mina olen siiamaani veendunud, et tegemist oli ebaseaduslike isikuandmete töötlemisega. Paluti saata teiste isikute kohta isikuandmeid ja Eesti Inimõiguste Keskus töötles teiste isikute kohta käivaid isikuandmeid ilma nende isikute nõusolekuta, kelle isikuandmete töötlemisest jutt käib, nii et kuigi õiguskaitseorganid seda ei leidnud toona, aga mina jään oma seisukoha juurde. Aga igal juhul selline nii-öelda lobitöö Eesti politsei juures, kes on olnud ju lähtuvalt kriminaalõiguse paragrahvist 151 suhteliselt mõistlik niinimetatud vihakuritegude kinninabimisel ja karistamisel. Sellepärast, et neid selle paragrahvi raames lihtsalt pole, et kogu aeg üritatakse luua nüüd seda olukorda ja lobida põhimõtteliselt politsei juures seda, et meil on tegelikult tohutu vihakõne ja vihakuritegude mingisugune laviin Eesti ühiskonnas ja politsei peab hakkama sellele reageerima. See on nüüd näide konkreetsest lobitööst politsei võimude juures. Ja see on täiesti uskumatu tegelikult, et sellised ideoloogilised grupeeringud, mida rahastatakse ebaseaduslikult Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti Vabariigi maksumaksjate rahaga, mis saavad suure osa oma sissetulekutest ka Euroopa Liidult, tegutsevadki selliste Euroopa Liidu polittrukkidena, selleks, et Eesti jõustruktuure lobistada, Eesti kodanikke karistama. Antud juhul me räägime küll vihakuritegudest, mingid reaalsed kuriteod, mis on pandud toime rasketavatel asjaoludel, kus on mingisugune grupi vihkamise motiiv. Aga osana sellest töötavad selle nimel, et lihtsalt igasuguseid verbaalseid väljendusi hakata karistama jõustruktuuride kaudu. Ja kui me korraks mõtleme veel kord selle peale, ma küsisin ka Lobjaka käest, kui ma temaga rääkisin, kas tegelikult mõtled ka, millest me reaalselt räägime, mida sa tegelikult praegusel hetkel pooldad? Sa pooldad seda, et represseerima hakatakse ühiskonnas jõustruktuuride kaudu kõige karmimate olemasolevate repressiivvahenditega, milleks on karistusõiguseks. Inimesi lihtsalt selle eest, et nad väljendavad mingisuguseid seisukohti, mis prokurörile või muule menetlejale, politseis näiteks, tunduvad kuidagi kohatud, sobimatud, ideoloogiliselt mitte piisavalt kooskõlas. Kas te tegelikult te nimetate ennast liberaalideks? Te nimetate ennast liberaalideks ja te tahate anda riigivõimule õiguse represseerida inimesi lihtsalt mingite arvamuste väljendamise pärast. Kujutad see tegelikult, me räägime sellest mööda minnes, et ikka nii ei saa ja see on vale. Aga millest me tegelikult räägime? Mille poolest see erineb Nõukogude Liidus, kus olid mingid, see ennem asutasid liiduvastased kuriteod või mis see oli, kuidas? Nõukogude-vastane tegevus, nõukogude-vastane kuritegu. Nii, palun, sead kahtluse alla teadusliku marksismi alused näiteks, Lenin, Lenin pajas täielikku jama, kirjutas kõik mööda, see pole reaalselt mitte midagi pistmist, ebaloogiline arvitluskäik, nii. Kas saan karistada selleks asjast? Ei, tegelikult kunstis formalismiga. Maalid sellisel viisil, et kohalikule parteikomissaarile ei meeldi see. Ja saad omale põhimõtteliselt nõukogude vastase kohe templi otsa ette. Palun väga. Palun väga. Ja ma küsin veel kord, et kui te olete liberaalid, kuidas te saate sellist asja pooldada? Ja ma ütlen ausalt ka, et võib-olla siin mul tuleb teatud südamekalkus välja, aga kui reaalselt need seadused õnnestub teil läbi suruda, siis ma ei poeta pisarat, kui ühel hetkel teie enda suhtes neid samu seaduseid hakatakse rakendama. Räägid siin, ma ei tea, nagu Ahto Lobjakas seal Raadio 2 pani, et tembeldas selle EKRE liikmed saastaks, eks ole. Nii, lähed mees kohtu alla ja ei ole siin midagi. Lähed kinni ka veel selle eest. Nii. Ise tahtsite neid seaduseid, ei tahtnud või? Tahtsite? Nüüd meie otsustame lihtsalt, milliste väljaütlemiste suhtes alustada kriminaalmenetlust ja millise karistused määrata. On kõik. Ära nüüd siin enam hakka midagi või siin sõnavabadusest rääkima ja nii edasi. Tuletame meelde, millised olid see positsioonid siis, kui oli selle seaduse kehtestamine. Muidugi nii kaua, kui sinule meelepärased jõuvahekorrad kehtivad, sulle meeldib selliste seaduste kehtestamine. Aga alati peaks mõtlema selle peale, et jõuvahekorrad võivad muutuda ja ka seadused jäävad siis samaks ja siis lihtsalt tuleb pendulum täie jõuga nagu teisele poole tagasi. Sest praegu me võiksime küsida, keda hakatakse nende seadustega represseerima? Keda? Kas hakatakse Ahto Lobjakat represseerima, kes tembeldab EKRE liikmed saastaks või kedagi teist sellist?
Keda hakatakse represseerima? No see on täiesti selge, hakatakse represseerima Päivi Räsast, hakatakse represseerima põlissoomlasi, eks ole. Soomes me näeme väga hästi, kelle suhtes on need kõik need kriminaalmenetlused algatatud. Ma muuseas tuleksin selle kaasuse juurde tagasi, et kui meil siin meie vabariigi president käib dressipluusiga, eks ju, parlamendis, kus sõna on vaba, eks ju, ja põhimõtteliselt Euroopa Liidust üleliiduline protsess käib praegu, et just nimelt teha nii, et Eestis sõna vaba ei oleks, siis loomulikult on siin tohutu silmakirjalikkus, aga kui me tuleme selle teema juurde jälle tagasi, et kuhu see vihakõne võib välja jõuda, siis tegelikult see Päivi Räsäneni kaasus, me oleme ka sellest kuidagi nagu üle libisenud, aga tuleme korraks selleks kaasa ja võtame selle nagu paari lihtsa lausega lahti, et Päivi Räsänenil, Soome endisel kristlik-demokraatlikul siseministril on praegu kaelas 4 politsei uurimist. 4 politsei uurimist ja riigi prokuröri poolt siis kaela pandud põhimõtteliselt kuriteo kahtlus sellest, et mida Päivi Räsänen teeb, tsiteerib piiblit. Nii, tsiteerib piiblit avalikult. Kas tahate kristlust kas te tahate nagu, ja see on nüüd ka nüüd üks asi, et kuhu see asi välja võib jõuda. Et siin ei ole tegu nagu ainult sellest, et mingisugused kultuuritud väljendused, kuskil mingid mögisemised ja vandumised ja ropendamised kuskil Facebookis nii-öelda kriminaliseerida või siis nende eest bänni anda või midagi muud teha. Ei, meil on selline olukord, kus piibli tsiteerimine ja seisukoha väljendamine, et piibel kaitseb mehe ja naise vahel sõlmitud abielu, mis on teatavasti vanatestamentlik selline nägemus inimeseks olemisest, eks ju, inimene luuakse meheks ja naiseks ja need mees ja naine moodustavad abielu, kui ka uue testamendi nägemus, eks ju. Et sellise asja tsiteerimine, edendamine, mingisuguses kirjatükis välja toomine toob endaga kaasa kriminaalmenetluse. Nii. Ja nüüd peaks kõik liberaalid hetkeks maha nagu istuma ja mõtlema, et et nagu sa ütlesid ka, et kas te tõesti tahate sellist ühiskonda? Kas see on nüüd teie ühiskonna nii-öelda eesmärk, mida te tahate teha? Ma lisan sulle ühe aspekti. Ja ma ütlen, et et kuskil 10 aastat tagasi ilmselt ei oleks veel ette kujutatud sellist asja. Et see asi on progresseerunud väga-väga kiiresti ja väga-väga ohtlikult. Ja mõtle nüüd veel, milline kolossaalne silmakirjalikkus kõigest sellest välja paistab, et Räsase kaasuse suhtes täielikult vaikitakse. Kujutad see ette, kui näiteks Poolas või Ungaris antaks kohtu alla mingisuguseid poliitikuid või ajakirjanikke, kes väljendavad kriitilisi seisukohti, ma ei tea, rahvusriigi ideaali suhtes või ühiskonna alusväärtuste suhtes, perekonna suhtes, nii edasi. Pöörame lihtsalt Räsase kaasus ümber. Ja näiteks Ungaris represseeritakse opositsioonipoliitikut või siis mõnda ajakirjaniku sarnasel viisil lihtsalt vastupidises suunas. Kujutad see ette, milline kisa käiks? Euroopa tasand on täielik, nüüd on lõplikult kinnitus saanud, et Ungari on despootlik diktatuur ja nii edasi. Nii, Soomes tehakse täpselt sama asja kristlases konservatiivi suhtes. Kõik on hästi, midagi pole hullu. Lobekas ütles mulle ka nii, et pole süüdi mõistetud veel, et pole mõtet suurt numbrit teha niimoodi. Aga kriminaalmenetlusega on juba ise ju represseerimine. See, et inimene peab minema ülekuulamistele 4 tundi, ikka kuulatakse üle, et kuidas need ikka on ja kuidas ikka võisite ja kas ikka lööte niimoodi lubatavaks. See on ise juba represseerimine. Ja et ühiskonnas üleüldse on sinnamaani välja jõutud, et see on üleüldse võimalik sellise asjaga, et põhimõtteliselt piibli tsiteerimisest peaprokurör annab välja põhimõtteliselt vahistamiskäsu enam-vähem. Et see on ju hullumeelne olukord, eks ju. Seda peaksid kõik inimesed nagu mõtlema, et kuhu te tahate välja jõuda. Seda peaksid kõik ausad liberaalid Eestis aru saama, et selline asi, mida nüüd praegu tegelikult Euroopa Liit Eestis peale surub meie enda nii-öelda asehalduritele siin, et te hakkaksite oma enda rahvast siin pitsitama meie seaduste järgi. See viib välja hullumeelsete ja mõistuste vastaste olukordadeni. No lihtsalt huvitav on see, et me oleme olnud Nõukogude Liidus, et kas siis tõesti pole nagu piisavalt õpitud nendest vigadest, mis selle režiimi all tehti. Kas me tahame tõesti nagu uuesti tuua tagasi nagu samu probleeme? No siis oled ikka tõeliselt loll.
öeldakse, et tark õpib teiste vigadest ja loll ei õpi enda omadest ka, eks, et no ei õpi, noh. Ja ikka jälle lase täpselt sama asja tegema hakata. No, ma ei oska küll siis nagu midagi muud öelda. Ja muuseas, jah, sa osutasid jällegi korraks sellele, et me ei räägi siin mingist ropendamisest, räuskamisest ja lämisemisest ja rõvetsemisest, verbaalsest rõvetsemisest, või me räägime lihtsalt piibli tsiteerimisest. Aga tegelikult teine oluline asi selle juures on ka see, et vaata, ega ei ole niimoodi, et ühiskonnas on lubatud oma seisukohti väljendada ainult selle kõige nagu rafineeritumal ja kultuursemal ja sellisel vaos hoitumal seltskonnal. Et nemad võivad siis nagu avaliku arutelu pidada, aga matsirahvas olgu vait, eks ole, et sina ei oskagi piisavalt kultuurselt rääkida, et sina ei tohi üldse oma seisukohta väljendada. Ei ole sellist asja. Ei ole sellist asja. Vaba ühiskonna ideaali seisukohast peab sõnavabadus kehtima ühtmoodi nii ülikooli õppejõududele kui ka, ei taha ühtegi ametit nimetada, aga ütleme neid inimesi, kes ei ole võib-olla väga haritud, ei ole väga erudeeritud, ei ole väga rafineeritud, eks. Ütleme, külapoe ees joodikul on sama palju õigus oma seisukohti väljendada endale jõukohasel viisil, nagu on seda ülikooli professoril. Nii. Et siin hakkab ka tekkima mingi pseudoelitism, eks ole. Et sina ole vait seal külapoe ees, et sinul ei ole sõnavabadust ega midagi, et see ei kuulu sõnavabaduse sfäärigi, mida sa ei oskagi üldse rääkida, Pärdik. Et meie siin oleme need, kellele sõnavabadus tegelikult kehtib. Ja siin ongi see, et vaata, ühiskond peab taluma seda. Et tõesti, kas ma tahan, kas mulle meeldib see, et väljendatakse ennast vulgaarselt ja rõvedalt ja ropult ja nii edasi, kedagi solvavalt, kellegi tundeid riivavalt, ei meeldi. Üldjuhul ei meeldi. Mulle ka ei meeldi see. Ja ma ei poolda seda mitte mingil juhul. Ma ütlen, palun väljenduge viisakalt, kui vähegi võimalik, eks. Nii. Aga ma pean taluma, vaata nüüd tuleb välja see sallivuse moment, ma pean taluma seda, et väljendatakse ka sellise viisil, nagu minule ei meeldi. Nii. Et kokkuvõttes minu meelest paljuski taandub see asi nagu kahele halvale. Üks halb on see, et ühiskonnas eksisteerib eneseväljendus, mis on vulgaarne ja ropp ja matslik ja nii edasi, eks. Aga me loome palju suurema probleemi, kui me hakkame kriminaalõiguslike vahenditega seda välja juurima. Kultuurilist probleemi juurima välja kriminaalõiguslike vahenditega. Sest samamoodi ma ühe asjast ütlen, kas valetamine on hea asi? Ilmselgelt ei ole. Kas abielu rikkumine on hea asi? Ilmselgelt ei ole. Kas, ma ei tea, siin, mis võiks veel öelda, alkoholiga liialdamine on hea asi? Ei ole, nii. Ja nüüd võiks öelda, et aga miks me siis neid ei hakka kriminaalõiguslike meetmetega represseerima? Valetad, lähed kohtu alla, nii. Rikud abielu, lähed kohtu alla. Kriminaalkorras, niimoodi lähed kohtu alla, nii. Liialdad alkoholiga, annad halba eeskuju ühiskonnale, kuhu ühiskond niimoodi jõuab, eks ole, kui inimesed niimoodi käituma hakkavad, nii. Lähed kohtu alla ja lähed vangi ka, nii. Ja vaata, siin võiks nüüd konservatiivid küsida, et need liberaalid, kes näiteks minult on küsinud, et aga kas sa siis pooldad sellist, nagu, et inimesed solvavad ja räuskavad ja lämisevad ja rõvetsevad? Ei poolda, nii. Aga ma saan aru, et sõnavabadus on suurem hüve, mida kaitsta. Ütleme, on olulisem kaitsta sõnavabadust, kui asuda selliseid kultuurilisi probleeme kriminaalõiguslike vahenditega välja juurima. Jah, aga ma arvan, et siin peaks ka väga selgelt ütlema välja seda, et selle keskvõimu intentsiooni juures ei ole mingisugune rahvavalgustuslik või hüveline projekt. Et see ei ole, me ei saa nagu lähtuda sellest, et oi, et meil on nüüd tõeline probleem, et Eesti matsirahvas kuidagi Facebookis liiga palju ropendab, et me peame nüüd sellise riikliku mingisuguse aparatuuri jõu siia rakendama, et Eesti rahvast kuidagi nagu parema keelekasutuse poole suunama. Ei ja veel kord ei. Mida teeb vihakõne seadus? Vihakõne seaduse peamine eesmärk on põhimõtteliselt kriminaliseerida reaktsioon. Kriminaliseerida nii-öelda reaktsioon keskvõimu sigadustele, revolutsiooni edendamisele. No mitte ainult ilmselt, aga muu hulgas. Muu hulga, aga mina ütleks, et see on peamine. See on peamine. Et see mingisugune selline puritaanlik jutt sellest, et me põhimõtteliselt tahame aidata inimesi ennast paremini väljenduda, et see lihtsalt ei reaalselt ei päde. See on jama. Põhimõtteliselt olukord on, ja teine asi, mida ma tahaksin ütelda, on see, et me küll lähtume sellest eeldusest, et meil on siin nagu vaba ühiskond või vähemalt see vaba ühiskond on oma need eeldused sellisel määral välja käinud, eks ju, et me võiksime sellest lähtuda, et meil on demokraatlik vaba ühiskond, kus kõikidel on sõnavabadus ja enese väljendamisvabadus ja oma südametunnistuse vabadus.
et aga tegelikult, kui me vaatame seda protsessi, mis praegu Euroopa Liidus on toimunud erinevates Euroopa Liidu maades, mida von der Leyen on siin sellest Euroopa kõnepuldist välja öelnud, mida Macron on nõudnud Euroopa Liidult ja kõikidelt liikmesriikidelt, kuidas käitutakse Poola ja kuidas käitutakse Ungariga ja kõikide nendega, kes põhimõtteliselt sellisele keskvõimu ideoloogiale vastu seisavad, siis me peame ilmselt murendama ja ütlema ära ka selle teise asja, et tegelikult meil ei ole tegu vaba ühiskonnaga. Meil ei ole tegu vaba ühiskonnaga. Kui ühiskond niimoodi käitub, selliseid asju peale surub, kui võim põhimõtteliselt tahab kriminaliseerida reaktsiooni oma enda jamadele, siis põhimõtteliselt on meil tegu uue totalitaristliku liiduga, kuhu me oleme ennast nüüd sisse mässinud. Et need realiteedid ka selles diskussioonipunktis, ma arvan, tuleb nagu väga selgeks omale mõelda või saada. Ja tähelepanuväärne on see, et näiteks kui Lobjakas ütleb, et kui me ei kriminaliseeri vihakõnet, et siis me liigume ju Natsi-Saksamaa suunas, et me kordame ju sama asja, et kutsutakse üles nagu vihkamisele või vaenamisele teatud ühiskonnagruppide suhtes ja lõpebki sellega, et inimesi aetakse ahju ja tehakse kuklalaska, eks ole. Et see tohutu nagu argumentatiivse ahela hüpe. Et alustad mingisugust, et keegi Jüri ütles poe taga seda, et ma ei tea, et ei ole meile siia Eestisse neid igasuguseid moslemi rätipäid vaja, eks ole. Järgmine asi on see, et rätipäid aetakse ahju, kuna näed, Jüri õhutas vaenu. Aga see on kõikide liberaalide argumentatiivne hüpe olnud pikka aega, et ma mäletan seda sama Lobjakat ja mäletan paljusid teisi, kes kuskil arvamusfestivalil rääkisid pikalt laialt selles, et Euroopa Liit on põhimõtteliselt ainus selline võimalik ühendus, liit, struktuur, mis takistab seda, et Euroopa jälle uuesti põhimõtteliselt läheks kohe sellisesse kolmandasse maailmasõtta, et hakkaksid kõik jälle uuesti teineteisel kõrisid läbi lõikama. Väga kohutult primitiivne käsitlus niimoodi, et ainult sellises vormis Euroopa Liit, sellise ideoloogiaga, sellise struktuuriga, selliste poliitiliste organisatsioonidega on põhimõtteliselt see, mis praegu takistab seda, et meil kohe prantslased, sakslased, belglased, hollandlased ja rootslased muidugi need ei lähe mitte kuskile, need istuvad seal ja teevad äri, aga et kõik need nii-öelda Mandri-Euroopa riigid hakkaksid teineteisel jälle kohe kõrisid läbi lõikama. Täiesti nii-öelda mõtlematu ja primitiivne eeldus. Et pigem võiks eeldada seda, et mitte, et sõbralikud rahvusriigid saavad teineteisega läbi palju paremini kui see pingi olukord, mida praegu tegelikult Euroopa Liit üritab siin luua. Ja teine asi, mida tasub mõelda, et Euroopa Liit küll keerab pidevalt kogu aeg nagu kruve kinni ja Eestis tahetakse neid kruve ka kinni keerata, aga tegelikult see nagu ikka ainult kasvatab pinget seal selle pinna all ja ükskord see peab plahvatama ja siis saab näha, et mis hakkab toimuma. No nii on jah, ja rääkida oleks siin väga paljust, ma ei tea palju meil enam aega on, et me oleme rääkinud kõik segu, aga mõnda asja ma veel mainiksin, et näide sellest, kui meelevaldne kategooria on see vihakõne, on ju see, et just praegu nädal aega ei ole me saanud YouTube'i üles laadida Objektiivi videoid. Miks? Sellepärast, et YouTube täiesti nii-öelda nagu pauk luuavarrest kuulutas meie 2018. aasta jaanuaris välja tulnud Fookuse saate ja nädalapäevad tagasi vihakõneks ja ütles, et nüüd saate hoiatusena, karistusena hoiatuse, et nädal aega te ei saa ühtegi videot üles laadida YouTube'i. Nüüd jälle saame? Nüüd saame jah, siis oli nädal aega, nädal aega sai täis. Aga nädal aega reaalselt me ei saanud. Eelmise nädala Fookussaadet me ei saanud laadida YouTube'i, sest et YouTube kuulutas meie Fookuses saate, mis on tehtud ligi 3 aastat tagasi, 2 aastat ja 8 kuud tagasi vihakõneks ühtegi. Nii, ja millest see saade rääkis? Me vastasime omalt poolt nendele süüdistustele, nagu oleks Objektiiv kuidagi venemeelne niimoodi. Rääkisime sellest, et see vene kaardiga vehkimine on lihtsalt üks sellise manipulatsioonitehnika, millega häbimärgistada ideoloogilisi oponente. Rahulikult arutlesime nagu selles saates siin praegu. Mitte midagi erinevat seal ei olnud, põhimõtteliselt nii. Täpselt samasugusel viisil rääkisime. Ma ütleksin, et see oli veel üldisem ja veel sellisem kuidagi mitte kontroversiaalsem, vähemalt selle Euroopa Liidu ideoloogia raames, mida me seal tegime, eks ju, kui see, mida me praegu teeme. Nii, ja selle pinnalt lihtsalt ma tahan öelda seda, et me teame väga hästi, mis hakkab juhtuma ka näiteks Objektiiviga, SAPTK-ga, teiste inimestega, kes avalikus arutelus osalevad ja kaitsevad rahvuslikke ja konservatiivse kristlikke positsioone, kui
sedasama repressiivvõimu hakkab rakendama mitte enam ainult YouTube, mingi korporatsioon, kellel ei ole tegelikult voli meile väga palju muud teha, kui lihtsalt võtta meilt ära võimalus sinna videoid üles laadida, kas ajutiselt või alaliselt, eks, vaid hakkab seda tegema politsei ja prokuratuur, kellel on voli meid ka vangi panna, eks, meelevaldne. Nii. Kas te kujutate ette, kas te arvate, et me oleme nii lollid, et me ei saa aru, nagu, mis meile tulevikus terendab, kui samad protsessid nagu laienevad? Või teine näide, mis ma võin ka kiiresti tuua, on see, et kas te arvate, et me ei tea, mida need homoaktivistid tahaksid teha? 2013. aasta jaanuarikuus juba, kui me olime alustanud kampaaniat Kaitskem üheskoos perekonda, eks, saatsime laiali neid oma petitsioone üle Eesti, siis toimusid Justiitsministeeriumis ümarlaua arutelud sel teemal, kas Eestis tuleks edasi liikuda vihakõne kriminaliseerimisega. Juba siis arutati sedasama asja, eks. 2013 jaanuar. 24. jaanuaril oli Justiitsministeeriumis järjekordne selline arutelu. Ja seal arutelul muuhulgas Helen Talalaev, Eesti LGBT ühingu toonane, mis oli siis president või juht, jah, ütles nõnda. Teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et arvan, et see vahe sisse tegemine väärtegu versus kuritegu ja solvamise lisamine siia paragrahvi on asi, mida meie toetame. Nii. Esiteks ta tahtis siis seda, et nii-öelda ühiskondlik vaenu õhutamine ehk vihakõne ei oleks lihtsalt väärtegu, et see oleks ikka kuritegu, et saaks ikka inimesi vangi ka korralikult panna, mitte lihtsalt trahvi teha või aresti. Vangi ikka, aastaks näiteks lükata ära niimoodi kuskile. Nii, meie toetame. Ja teine asi, mida me toetame, on see, et mitte ainult mingi, mis seal on, üleskutsed vägivallale või diskrimineerimisele või muule sellisele, vaid ikka tuleb lisada ka solvamine. Et kui keegi ikkagi ütleb midagi, mis on meie suhtes solvav, siis meie tahame, et neid saaks ikkagi vangi panna päris kohe. Nii, see on see sisuliselt, mida ta ütleb. Nii, aus ka, on nii lihtsalt. Ma ei liialda praegu. Nii. Ja mis siis edasi? Just nimelt selleks, et avalikult solvavate sõnavõttude suhtes oleks võimalik midagi ette võtta riigivõimu abil siis, jah. Hetkel igasugused avalikud vaenutavad või solvavad kampaaniad, huvitav, mida ta silmas peab, millega ei ole kuskile pöörduda. Kui see paragrahv oleks selline, et oleks väärtegu solvamise näol sees, see võimaldaks mitmetes olukordades abi saada. Usun, et see võiks muuta ka ühiskonna üldist õhustikku. Ühiskond muutuks positiivsemaks ja hoolivamaks, tsitaadi lõpp nii. Ehk teisisõnu, millele ta kaeb on see, et Kaitskem üheskoos perekonda kampaania kooseluseaduse läbisurumise vastu, mida tegime, oleks õudselt hea, kui saaks praegu ikkagi nendele nagu kas kriminaalmenetluse või väärteomenetluse kaela. Põhimõtteliselt kampaania korraldajad vangi panna. Jah, kas vangi panna või muul moel neid represseerida. No menetlus ise on represseerimine või siis vähemalt trahvi teha või aresti panna neile. Aga praegu tead, ja nad pöördusidki politsei poole. Nad pöördusidki politsei poole, tahtsidki, et meie suhtes algatatakse väärteomenetlus. Aga politsei keeldus, et puudub seaduslik alus. Ja siis pärast nad kurtsid sellele, et politsei näitas üles kohatud tõrksust ja nii edasi. Aga täiesti selgelt on siin meil indikatsioon olemas, et selle eest, mida meie tegime 2012, 2013, 2014 võideldes kooseluseaduse vastu, nende inimeste arvates oleks tulnud meid kas väärteo või kuriteo eest süüdi mõista. Nii. Ja kui te nüüd ütlete mulle seda, et ei, selliste juhtumite puhul ei tehtaks midagi, et see on täitsa teine asi, et siin pole midagi, siis ma ütlen, et me ei ole nii naiivsed ja lollid, et teid usku meelde. Me teame, mida tehakse Soomes Päivi Räsäsega, me teame, mida on Soomes tehtud mitmete põlissoomlaste esindajatega, kes on immigratsiooni suhtes kriitilisi seisukohti väljendanud. Me teame Ameerika Ühendriikidest juhtumid Inglismaalt. Ei ole vaja olla siin mingisugune oraakel, et teada, mis siis Eestis ka juhtuma hakkaks, kui see seadus vastu võetakse. Nii et ärge palun sellist jama ajage. Aga seda olulisem on tegelikult ühiskonnas sellele seadusele kõikide võimalike vahenditega vastu seista, kõikide seaduslike vahenditega loomulikult. Ja tõestada seda, et Eesti ühiskond on võimeline vabaks kõneks ja sõnavabaduseks. Et me suudame seda asja üleval pidada, et meil ei ole ühiskonnas nii-öelda ametlikud ja professionaalsed solvujad ei otsusta siin seda, kes mida rääkida saab ja kes milliste väljaütlemiste peale vangi või kriminaalmenetluse alla lähevad, vaid et inimesed saavad rahulikult kõnelda Eesti ühiskonnas ja see on väga oluline aspekt, mida tegelikult objektiiv oma olemusega ja meie see nii-öelda kampaaniategevus siin ühiskonnas, selle talumine ja selle
vähemalt siis praegu veel mitte seadustega maha surumine on tõendanud, et Eesti ühiskond on võimeline veel praegusel viisil sõnavabadust taluma. Ja aga kui vihakõne seadust vastu võtta, seda kriminaliseerida sellisel viisil, nagu Euroopa Liit tahab, siis varsti enam ei ole loomulikult. Ja sellele tuleb väga selgelt vastu seista. No siin on muidugi tohutu vastutus arvamusliidritel ühiskonnas, intellektuaalidel, nii-öelda intellektuaalsel eliidil võtta sõna selle vastu. Et kui me vaatame ka praegu, et kes on selle vastu Eesti ühiskonnas üldse sõna võtnud, siis peaaegu mitte keegi. Peaaegu mitte keegi. Jah, Jaak Madisson siin on kirjutanud, jah, Helmed on öelnud oma raadiosaates välja, aga ütleme, kirjanikud, kunstnikud, muusikud, näitlejad, täielik vaikus. Keegi ei ütle mitte midagi, et meil on tegelikult suur osa ühiskonnast täiesti tasalülitatud. Ja tahetakse kehtestada ideoloogilise diktatuuri instrumendina seda vihakõne keeldu ja täielik vaikus. Ma loodan, et need inimesed ärkavad üles ja hakkavad ütlema, et lõpetage palun ära. Mina ei looda, aga noh. No ma loodan jah, kui ma ei usu eriti, aga ma ikkagi loodan. Aga eriti ma sellesse ei usu. Ja teine asi muidugi, mis ka vastu vaatab, on see, et nüüd need suured liberaalid, kes ise nagu peaksid kaitsma nagu üksikisiku vabadust riigivõimu kohatu sekkumise eest, peaks tagama üksikisikule nii suure vabaduse sfääri kui võimalik, tulenevalt liberalismi baasprintsiipidest. Ise pooldavad sellist ideoloogilise diktatuuri instrumendi sisse seadmist. Näiteks minu endine kolleeg Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast Jüri Saar, professor Jüri Saar, kriminoloogia professor, kirjutas Lääne Elus pika artikli, kus ta räägib sellest, et kui vajalik ikkagi on see vihakõne keelu sisse seadmine. Ja huvitame täna hommikul selleks saateks valmistudes, lugesin tema artikli läbi uuesti, kirjutasin talle selle artikli pinnalt. Ma jäin mõtlema, kuidas ta saab selliseid seisukohti väljendada, aga hea küll, et ma tunnen teda väga hästi vanast ajast, kui me ülikoolis koos töötasime. Ja tegin ettepaneku, et kuule Jüri, et tule Objektiivi, teeme vestluse, tund aega, arutame asja. Sina kaitsid oma positsioone, mina kaitsen oma positsioone, mis on risti vastupidised sinu poolt väljendatud positsioonidele ja vaatame, kelle argumendid siis vett peavad, kelle argumendid reaalselt lõpuks nagu kannatavad kriitikat. Nii. Ja ma vaatan, just siin saate ajal on tulnud mulle vastus juba temalt, et pole kahjuks aega ja ma ei usu, et ka sellistest vaidlustest midagi mõistlikku võiks sündida. Parimat, Jüri. Nii. Kõik. Ei tule. Lihtsalt ei tule. Ehk teisisõnu, see näitab ka seda nagu liberaalide selles mõttes silmakirjalikust, et sa ühelt poolt käid välja nagu sellised seisukohad, mis on selgelt vastuolus liberalismi baaspositsioonidega ja teiseks, kui konservatiivid ütlevad, kuule, aga tuleme arutame neid asja, kuidas see on kooskõlas näiteks liberalismi põhimõtetega, siis ma ei tule lihtsalt. Ja tegelikult on väga selge, küsimus ei ole see, et sul ei ole aega, sa lihtsalt ei julge tulla näost näkku debateerima, sest sa tead, et su seisukohad ei kannatagi kriitikat. Sama asi on siis Vilja Kiisleriga, kes ka täna jälle või siin mõned päevad tagasi kirjutas, et ega meedias ei tohiks üldse avaldada konservatiivide tekste ja rahvuslaste tekste, kristlikeste tekste ja hakata siin abielu tähenduse üle rääkima või homoseksuaalsete suhete, ma ei tea, moraalsuse üle. Tuleks täielik boikott teha, et tema tuleks avaldamiskünnist tõsta. Et sihukest nagu sellist saast ei tohi üldse avaldada. Ma olen Vilja Kiislerit 2 korda kutsunud, aga tule debateerime nende küsimuste üle, sõnavabaduse üle ja ajakirjandusvabaduse üle ja muu sellise üle. Ei tule, kuskil ei tule niimoodi. Nii et selline see liberaalide tegelik pale on väga silmakirjalik. Nende mõtetega ilmselt praegu juba päris pikale veninud saate lõpetame, aga sellel teemal kindlasti Objektiivis edasi jätkame. Aitäh teile vaatamast ja kaasa mõtlemast.